Selles videos lahendan ma ära need tiheduse ülesanded, mis teil töölehe peal on, mille pealkiri on ainetihedus. Ole hea, sina kontrolli ja jälgi, et sinul oleks ülesanded lahendatud samamoodi pikalt nagu minul. Et andmed välja kirjutatud, otsitav välja kirjutatud, valem ja lahendus kõik pikalt välja kirjutatud. Esimene ülesanne, vaja laused lõpetada. Ainetihedus on füüsikaline suurus, mis näitab, kui suur on aine mass, ruumala ühiku kohta. Kui suur on aine mass ruumala ühiku kohta. Tiheduse põhiühik on 1 kilogramm kuupmeetri kohta ja tiheduse tähis on rho, see oli see imelik konks. Klaasi tihedus 2,5 kilogrammi kuupdetsimeetri kohta näitab, et 1 kuupdetsimeetri klaasimass on 2,5 kilogrammi. Kui jää tihedus on 0,92 grammi kuupsentimeetri kohta, siis see näitab, et 1 kuupsentimeetri jäämass on 0,92 grammi. Pead oskama siit lihtsalt maha vaadata. Vee tihedus 1 gramm kuupsentimeetri kohta näitab, et 1 kuupsentimeetri veemass on 1 gramm ja 1 gramm tuleb siit. Miks ei vaju jäämäed vee alla? Kuna jää tihedus on vee tihedusest väiksem. Jäätihedus on 0,92 grammi kuupsentimeetri kohta, mis on väiksem kui 1 gramm kuupsentimeetri kohta, mis on vee tihedus. Nii, vaja täita lüngad. 1 kuupsentimeetrise tinatüki mass on 7,3 grammi. Järelikult 2 kuupsentimeetrise tinatüki mass on 14,6 grammi. Kui mul on nüüd 100 kuupsentimeetrine tinatükk, siis korrutan selle massi, 1 kuupsentimeetri massi 7,3 grammi, korrutan 100-ga ja saan siia 730 grammi. Nüüd on mul ette antud mass 73 grammi. Ja nüüd ma pean mõtlema, et mitu sellist 1 kuupsentimeetrist tinatükki sinna sisse mahuks, kui ma tean, et 1 tinatüki mass on 7,3. Ehk siis võid teha sellise liigutuse. 73 grammi jagad 7,3 grammiga. Ja vastuseks saame 10. Siin peab olema 10 kuupsentimeetrit. Ja järgmises samamoodi saad arvutada. 36,5 grammi jagad 7,3 läbi. Ja saame siia 5, kuna see on poole väiksem kui eelmine. Nii, sul on nüüd erinevate ainete tihedused siin paremal pool tabelis. Sul on vaja ained reastada tiheduse kasvu järgi. Ehk siis kõige väiksema tihedusega läheb kõige esimeseks. Mina näen, et kõige väiksema tihedusega siin tabelis on õhk, mille tihedus on gramm kuupsentimeetri kohta 0,00129. Ehk siis õhk läheb number 9. Järgmisena tuleb puit 0,42. Siis tuleb bensiin 0,74. Siis tuleb jää, mis on 4. Siis tuleb vesi 5.
nüüd see paju sõna jäi siia vale rea peale, see peab siin kõrval tegelikult olema. Et ei pea neid eraldi reastama. Nii, vesi oli ära, siis vaata, mis meil veel alles on jäänud, raud ja kuld. Raua tihedus on 7,8 ja kullal on 19,3 grammi kuupdetsimeetri kohta. Järelikult raud 6, kuld 7. Siis on vaja leida tabelist 3 ainet, mille tihedus on väiksem kui veel. Vee tihedus on siin mul ringi ümber tõmmatud 1 gramm kuupsentimeetri kohta. Mul on siin 4 ainet, nendest valin 3. Mina valin näiteks jää, bensiini ja puidu. Õhk sobib ka. Ja 3 ainet, millel on suurem tihedus kui veel. Ehk siis võtan siit need, milles numbrid on suuremad kui 1. Näiteks liiv, klaas ja raud. Kui vette asetatakse 5 kuupsentimeetrit jääd, kas see vajub põhja või jääb pinnale? Kuna jää tihedus on 0,92 grammi kuupsentimeetri kohta, siis jääb pinnale. Kui ma asetan vette 5 kuupsentimeetrit kulda, kulla tihedus on 19,3 grammi kuupsentimeetri kohta. Järelikult vajub põhja, sest on suurem kui 1. Kui asetada vette 5 kuupsentimeetrit bensiini, bensiini tihedus on 0,74, siis see järelikult jääb ka pinnale, kuna see tihedus on väiksem kui 1. Et selle ühega võrdled. Kui on ühest suurem, siis vajub põhja, kui on ühest väiksem, siis jääb vee peale. Esimene parafiinitükikese ülesanne meil on lahendatud. 5. ülesanne. Juku pidi loodusõpetuse tunnis määrama ette antud vedeliku tiheduse. See vedelik kaalus 74 grammi ja selle ruumala oli 100 kuupsentimeetrit. Mis oli selle vedeliku tihedus? Ehk siis meil on antud M ja meil on antud V ja küsitakse meie käest rood. Andmetesse lähevad kirja. Mass on 74 grammi. Nüüd kui sinul on ülesanne lahendatud, aga sul andmeid kirjas ei ole, siis kirjuta palun need praegu juurde. Ja tihedus on küsimärk. Lahenduskäigu poole valem. Rohu võrdub M jagada V-ga. Ja kuna valem on juba õigel kujul, siis ma ei pea midagi avaldama, vaid saan kohe arvutasemele panna. 74 grammi jagan 100 kuupsentimeetriga. Ja saan vastuseks 0,74 grammi kuupsentimeetri kohta ja tõmban vastusele 20 alla. Küsiti veel, et mis vedelikuga on tegemist, siis otsin, missuguse vedeliku tihedus on 0,74. Ja saan siit tabelist kätte, et see vedelik on bensiin. Kuues ülesanne. Bensiin sõna läksin kuskile natuke seiklema. Arvuta rauatüki ruumala ehk V on küsimärk, kui see kaalub 1,17 kilogrammi. See on mass. Ja rauatiheduse saame sealt tabelist. Andmetes läheb kirja mass on 1,17 kilogrammi. Raua kohta vaatan tabelist ja saan 7,8 grammi kuupsentimeetri kohta. Ja V on küsimärk. Lahenduskäigu juurde valem. Roo võrdub M jagada V-ga. Ja üks liigutus jäi tegemata. Põhiühik, siin see kilogramm põhiühik, teisendame selle ühikusse gramm, sest siis me saame kasutada tihedust sellel kujul gramm jagatud kuupsentimeetriga.
korrutan 1000-ga, saan liiga palju ühtesid juba. Saan niiviisi 1170 grammi. Ja nüüd mul on vaja seda veed siin. Tõmban sellele ringi ümber, mida ma otsin. Ja nüüd on vaja valemist avaldada. Et valemist avaldamine oleks lihtsam, soovitan mina siia kirjutada numbrid. Roo oleks nagu number 3. 3 võrdub nagu 6 jagatud 2-ga. Ja minul on vaja 2 kätte saada. 2 võrdub mul numbritega 6 jagatud 3-ga. Nüüd ma panen tähede asemele. 2 asemel on mul V, 6 asemel on mul M ja 3 asemel on mul Roo. Nüüd ma saan siia panna arvud asemele. Massi asemele läheb nüüd teisendatud 1170 grammi ja jagame 7,8 grammi kuupsentimeetrit. Ja saame siia 150 grammid taanduvad maha ja kuupsentimeetrit tuleb vastus. Järgmine ülesanne 7. Mikk leidis pudeli vedelainega. Pudel oli üsna raske. Ta valas seda ainet veidi lauale ja pudenes piiskadeks. Piisad olid üsna kerakujulised. Mikk tahtis teada, mis ainega on tegemist ja määras selle tiheduse. Ta kaalus aine ära, sai massiks sellise. Ja aine ruumala oli selline. Ja küsitakse tihedust. Tuleb kursor valesse kohta, ma ei taha teda siia. Andmetesse kirja. Mass 272 grammi. Ruumala 20 kuupsentimeetrit. Roo on küsimärk. Lahenduskäigu juurde. Roo võrdub M jagada V-ga. Arvud asemele. 272 grammi. Jagame 20 kuupsentimeetriga. Saame 13,6 grammi kuupsentimeetri kohta. Ja vaata nüüd seda enda tabelit. Kas sinu tabelis on? Sellist 13,6 meil ei ole. Ja kui internetist otsida, siis leiab seda, et elav hõbe on tihedusega 13,6 grammi kuupsentimeetri kohta. See, mida vanasti kasutati termomeetrites ehk kraadiklaasides. 8. Sukeldusmeetodil. Ehk siis uputati vee sisse ja vaadati, kui palju veetase tõusis, saadi võtmekimbu ruumalaks 8 kuupsentimeetrit. See on vee. Võtmekimbu kaalumisel saadi selle massiks M 71 grammi. Arvuta võtmekimbu tihedus ehk Roo on küsimärk ja leia, millisest ainest võiksid võtmed tehtud olla. Andmed kirja. V on 8 kuupsentimeetrit, M on 71 grammi. Roo on küsimärk. Lahenduskäigu juurde valem. Roo võrdub M jagada V-ga. 71 grammi. Jagame 8 kuupsentimeetriga. Ja saame 8,875 ehk ligikaudu 8,9 grammi kuupsentimeetri kohta. Ja nüüd otsime sealt tabelist
kas me leiame? Leiame 8,9 on vasetihedus. Eks see on vask. Sama materjalist, millest traati tehakse. Ja elektrijuhtmed. 9. ülesanne. Arvuta 50 kuupsentimeetri vedeliku mass. 50 kuupsentimeetrit on ruumala vee. Ja küsitakse massi. Kui vedeliku tihedus on 0,8 grammi kuupsentimeetri kohta, see on roo. Andmetesse kirja. Roo võrdub 0,8 grammi kuupsentimeetri kohta. Vee on 50 kuupsentimeetrit. Ja M on küsimärk. Või lahenduskäiku valem kirja. Ja nüüd mina soovitan jälle panna siia numbrid kõrvale. 3 võrdub 6 jagatud 2 ja tõmbame ringi ümber seda, mida me otsime. Me otsime massi M tähte. 6 võrdub 3 korda 2 matemaatiliselt. 6 koha peal on meil M, 3 koha peal on meil roo, 2 koha peal on meil V. Et nüüd paneme arvu tasemele. 0,8 grammi kuupsentimeetri kohta korrutada 50 kuupsentimeetrit. 50 kuupsentimeetrit või 60, mis 60, vabandust. Kuupsentimeetrit saame maha taandada ja saame ära korrutada 0,8 korrutame 50-ga. Saame 40 grammi vastuseks. Kanaari saartelt Teide vulkaani lähistelt pärit pimpskivi tihedus on 0,25 grammi kuupsentimeetri kohta. Kui suure ruumala veed küsitakse, võtab enda alla 3,5 kilogrammise massiga. See on M. Pimpskivi tükk. Pimpskivi on selline õhuline kivi, mida kasutatakse kannariivides. Roo on 0,25 grammi kuupsentimeetri kohta. M on 3,45 kilogrammi. See on vaja grammideks teisendada. 3450 grammi. Ja küsitakse meie käest ruumala. Ja siit on meil avaldada vaja nüüd V. Paneme jälle numbrid. 3 võrdub 6 jagatud 2-ga. Sa võiksid siia ka panna mingid teisi numbrid, näiteks et 12 võrdub 24 jagatud 2-ga, aga 3, 6 ja 2 on kõige väiksemad arvud, millega see seos nii-öelda töötab. Avaldame siit 2 siis. 2 võrdub 6 jagatud 3-ga. Ja nüüd panen arvu tasemele. V võrdub 6 koha peal on meil M ja 3 koha peal on meil roo. Ehk siis V võrdub 3450 grammi. Jagame 0,25 grammiga kuupsentimeetri kohta. Grammid taanduvad maha. Ja vastuseks tuleb 13 800 kuupsentimeetrit. Nii, ja viimane ülesanne on natukene keerulisem. 12 kuupsentimeetrist kullast. 12 kuupsentimeetrit on V. Ja paneme siia sulgudesse, et see on kullaruumala. Mitu kuupsentimeetrit ehk küsitakse meie käest hõbeda ruumala. Et valmistada sama suure massiga hõbepeeker. Paneme andmetesse kirja. Kullaruumala on 12 kuupsentimeetrit.
kulla tihedus. Ja kuna nüüd on 2 ainet, siis tuleb igale poole panna sulgudesse, mis ainega tegemist on. On 19,3 grammi kuupsentimeetri kohta. Tabelist saame ka hõbeda tiheduse. Ja see on 10,5 grammi kuupsentimeetri kohta. Ja meie käest küsitakse hõbeda roomala. Lahenduskäigu juurde valem. Roo võrdub M jagada V-ga. Avaldame. Vaatame, mis me kõigepealt saame arvutada. Meil on teada kulla roomala ja kulla tihedus. Me saaksime teada kulla massi. Võtame siit, avaldame siit M-i. 3 võrdub 6 jagatud 2-ga. 6 võrdub 3 korda 2. Ehk siis mass võrdub roo korda V. Ja paneme arvu tasemele. Nüüd on meil see kulla mass. Paneme tihedus on 19,3 grammi kuupsentimeetri kohta. Ja see on vaja korrutada kulla roomalaga 12 kuupsentimeetrit. Kuupsentimeetrid taanduvad maha. Ja saame siit vastuseks 231,6 grammi. See on kuld. Ülesande tekstis on meil öeldud, et kui palju on vaja hõbedat, et valmistada sama suure massiga hõbepeeker. Ehk siis kullamass ja hõbeda mass on võrdsed. Ja need mõlemad on siis võrdsed 231,6 grammi. Ja nüüd ma tean hõbeda massi, hõbeda tihedust ja ma saan arvutada hõbeda roomala. Kirjutan uuesti valemi, et ma saaksin siit avaldada V. 3 võrdub 6 jagatud 2-ga, mul on vaja 2 kätte saada. 2 võrdub 6 jagatud 3-ga. Panen arvu tasemele. V võrdub M jagatud rooga. Ja nüüd panen siia arvud. 231,6 grammi jagame. Need on nüüd mõlemad siis hõbeda kohta käivad, et sa võtaksid hõbeda massi ja hõbeda tiheduse. Nii, ja see võrdub 22,1 ligikaudu kuupsentimeetrit. Ja see on nüüd hõbeda kohta. Et saaks siis hõbedast kausi teha. Siis ole hea, võta oma loodusõpetuse vihik ja paneme vihikusse pealkirjaks aeg. Aeg on füüsikaline suurus, mille tähis on väike T-täht. See tuleb inglise keeles sõnast time ja põhiühik on 1 sekund. Aja mõõteriist
on kell või siis stopper. jooned võiksid alla tõmmata T-tähele, sekundile, jälgi, et sa sekundit lühendad 1S ja kellale ja stopperile, et need asjad sul meelde jääks. Ja kui sul on värvilist kirjutusvahendit, siis kirjutame värviliselt ajaühikud ka. Et sekund on põhiühik, aga tuletame meelde, kuidas siis neid levinumaid meil igapäevaelus kasutatavaid ühikuid teisendatakse. 1 minut on 60 sekundit. 1 tund on 60 minutit. Ja kui nüüd see on vaja teisendada sekunditeks, siis korrutad 60 korda 60 ja saame siia 3600 sekundit. Siis üks ööpäev on 24 tundi. Nüüd kui mul on vaja saada see minutiteks, siis ma korrutan selle 60-ga. Saan siia 1440 minutit. Ja kui mul on vaja see saada sekunditeks, korrutan veel 60-ga ja saan siia 86 400 sekundit. Ja kui on näiteks vaja teisendada sul 0,25 tundi minutiteks, siis tuleb see 0,25 tundi korrutada 60 minutiga 1 tunnis. Siis tunnid taanduvad maha ja me saame siit 15 minutit. Või kui on vaja näiteks 1 tund ja 15 minutit, on vaja teisendada näiteks sekunditeks, siis on mõistlik teha nii, et kõigepealt liita kõik minutid kokku. 1 tund on 60 minutit, ehk me saame siit 75 minutit. Ja siis see 75 minutit korrutad veel 60-ga ja saame 4500 sekundit. Ja nüüd jääb sul veel aega võtta sealt minu pika laua pealt selline tööleht, mille pealkiri on aeg ja selle mõõtmine. Ja augurauda, vaata, kas sa leiad sealt õpetaja arvuti poolt või on seal kõige ülemises sahtlis. Et võid võtta sealt auguraua ja endale töölehele augud teha sisse. Et proovi praegu sealt töölehelt ära teha esimesed 3 ülesannet. Aitäh sulle ja ilusat päeva!